Aitäh ja tere päevast minu poolt kõigile siin viibijatele. Ma alustaksin tegelikult sellest, et Toomas Tamsar rääkis palju minu juttu ära ja see teeb natukene lihtsamaks teatud asjade rääkimise, saab natuke mõnest teemast kiiremini üle minna. Aga ta alustas sellest, et küsitluste järgi on pagulaste teema üks Eesti rahva mureprobleeme. Ma toon siia kõrvale veel teise paralleeli. Ma olen ka ühe küsitlusega seotud, kus paluti inimestel ka kirja panna lahtises küsimuste vormis, et mis on nende jaoks nagu kõige suurem murekoht ja põhimõtteliselt oli esimesel kohal 1000 inimese valimi puhul ja see tehti 6 aega tagasi tööpuudus. Et Eesti kõige suurem probleem täna on tööpuudus. Nüüd ma isegi ei kommenteeriks seda rohkem olukorras, kus meie töötuse määr on täna 5-6%. Ehk siis tuleb neid küsitlusi nagu suhteliselt rahulikult võtta. Ma tahaksin rääkida 3 teemast, miks siis on rände küsimused meil teemaks ja miks see on see probleem. Mis on sisserände mõjud võib-olla sellise majandusteadlase vaatenurgast. Ja kolmandaks ma tahan natuke tegeleda enesepettusega, ehk siis rääkida sellest, millised töökohad võib-olla võiksid Eestis tulevikus olla. Või keda meil tulevikus vaja oleks. Mitte keda meil täna vaja on, sest seda, keda meil täna vaja on, palume teil kõigil kirjutada paberilehe peale, et keda teil aasta lõpuks vaja on, me saamegi teada, keda meil täna vaja on, aga see ei ole ju oluline, see ei ole see, mis meid tegelikult huvitab. Meid huvitab see, mis saab tulevikus, mis saab 5, mis saab 10 aasta pärast. Nüüd, miks me räägime rändest üldse? Me näeme, et märksõna, mis ma siin välja tõin, on globaliseerumine, mis tähendab tööjõu, kaupade, teenuste, kapitali ning teadmiste vaba liikumist. See on paratamatu, see on nähtus, millele me ei saa kätt ette panna. Kui liiguvad ideed, liiguvad teenused, liigub kapital, siis varem või hiljem hakkavad liikuma ka inimesed. Sinna ei ole mitte midagi teha. Öelda täna, et ränne on midagi sellist, et me saame kuidagi selle vastu sõdida, see on sama hea, kui me üritame hambapastat tupi tagasi toppida. Kui me räägime globaliseerumisest, siis globaliseerumisest räägitakse väga erinevatest võtmetest, et meie muutume kõik ühetaoliseks, kaovad ära sellised isikupärad. Globaliseerumise sümbolid on McDonald's ja Coca-Cola. Maailm on muutunud väikeseks külaks. See joonis näitab personaalarvutite arvu inimese kohta ja me näeme, et mõned mandrid on piltlikult öeldes pildi pealt puudu. Eks see küla ei jõua igale poole kohale. Ja siis võib muidugi ironiseeritult öelda, et aga siis nad tulevadki vaatama, mis seal Euroopas toimub. Ehk siis me jõuamegi tegelikult rände juurde, selle juurde, et inimesed liiguvad nendest piirkondadest, kus sündivus on väga kõrge, nendesse piirkondadest, kus on parem elujärg ja kus on sündivus madal. Neid pilte me oleme kõik näinud, kuidas see kõik Eestiga seotud on. Ja nüüd on see koht, kus Toomas Tamsar osa jutust ära rääkis. Eesti rahvastik vananeb, väheneb, maksumaksjate arv väheneb. Mõned lahendused, millest juttu oli, mainiti ära ja mõned on ka siin slaidi peal, aga mõned on võib-olla sellised, millest ei ole juttu olnud. Mina isiklikult loodan või ei ole nagu päris seda lootust maha matnud, et eestlaste sündivust on võimalik natukene stimuleerida. Me saame esimesi tulemusi näha võib-olla juba 3-4 aasta pärast, ehk vaatame, kas ja kuidas 3. lapse toetus, mida järgmisest aastast plaanitakse, hakkab meie sündivuskäitumist mõjutama. On teatud lootused, mis põhinevad ka mõningatel uuringutel, et ehk see omab positiivset mõju. Sellepärast on see pandud mul küsimärgiga. Tootlikkuse tõus, sellest on väga palju räägitud. Meil on tulevikus vaja lihtsalt vähem inimesi, see lahendab ise
juba seda töötajaskonna vähenemise probleemi. Mitteaktiivsuse vähendamine, pensioniea tõus, me lükkame poliitiliselt neid raskeid otsuseid järjest edasi, tegelikult tuleb need pensioniea tõusud tuua meile oluliselt lähemale, oluliselt käegakatsutavasse tulevikku, kui nad täna on. Töötuse vähendamine, tegelikult ei ole täna probleem. Hetkel meil seda ressurssi väga palju ei ole, töötus on peaaegu kriisieelsel väga madalal tasemel. Ja tark migratsioonipoliitika. Ehk ma läheksingi nüüd natukene siis selle rände teema juurde, enne võib-olla kui nendest majanduslikest argumentist rääkida, siis ma toon siia ühe huvitava mõtte, mida ma kuulsin mõni aeg tagasi ühes raadiosaates, kus räägiti vanasõnadest. Ja üks uus vanasõna, mis täna on siis Eesti rahva loomingusse läinud, on siis selline, et Eesti on ainukene riik Euroopas, kes suudab oma pagulasi, Eesti on üks väheseid Euroopa riike Euroopas, kes oma pagulasi vaos hoiab. Et rahvas on väga terane. Nüüd, millest ma tahtsin rääkida, on siis migratsiooni või rände mõju sihtriigile, ehk kuidas see ränne siis tegelikult Eestit ja Eesti majandust võiks nagu mõjutada. Kõigepealt, kui me vaatame nüüd neid numbrid, mis meil on kättesaadavad, siin toodi juba see näide ära, et sisse- ja väljaränne on täna enam-vähem juba tasakaalustumas Eestis. Siis kui me vaatame seda sisserännet, kes Eestisse tuleb, siis jämedalt võttes 50% on tegelikult tagasiränne. Ehk siis tulevad tagasi need, kes on Eestist ära läinud. Väga jämedalt 25% on sisseränne endisest SRÜ-st, või tähendab siis ida poolt. 20% on teistest Euroopa Liidu riikidest ja umbes 5% on kolmandast maailmast. Täna on need proportsioonid enam-vähem sellised. Nüüd, kui me räägime rände mõjust, siis on ju arusaadav, et suureneb siseriiklik kogunõudlus, nad on samasugused tarbijad, suureneb kaupade teenuste sortiment, kõik me oleme käinud Hiina restoranis ja söönud Türgi kebaabi, uute töökohtade tekke, talendid, kui me vaatame täna globaalseid ettevõtteid, Intel, Google, need on kõik loodud migrantide poolt. Ja see nimekiri võiks olla väga pikk, need on võib-olla ühed, mis tipus on. 3D töökohad, need on töökohad, mida kohalikud ei taha teha, isegi kui neile maksta kõrget palka. Ja see on täna ilmselge trend Euroopas, ja miks me ei peaks arvama, et see tulevikus Eestis nii ei oleks. Kindlasti toob see kaasa paindlikuma tööturu, paindlik tööaeg, võib-olla ka kehvemad töötingimused, millega sisserändajad on nõus. Siin võib-olla oleks pidanud ka olema pluss ja miinus. Pluss ja miinus tähendab seda, et sõltub kelle poolt vaadata. Võib-olla ühelt poolt vaadates on paindlik tööturg kindlasti parem, teiselt poolt siinsete töötajate poolt vaadates on jälle natuke kehvem. Sama käib surve palkade alanemisele, oleneb jällegi, kus poolt seda pilti vaadata. Need on enam-vähem sellised positiivsed näited, ehk ma tahan kindlasti rõhutada, et igal asjal on kaks külge, igal mündil on kaks külge, positiivne külg ja negatiivne külg. Kui me nüüd vaatame negatiivset külge, siis nendest asjadest on palju räägitud, assimileerumise tõrked, getostumine, kuritegevuse kasv. Me mängime täna muidugi, kui ma pean silmas meie all Skandinaavia riike, sellist jaanalinnu poliitikat, et me kuritegevusstatistikas ei tee enam vahet rahvusel või kodakondsetel, mittekodakondsetel, aga samas kõik nagu teavad, et kuritegevus on sisserändajate seas kõrgem. Odava tööjõu sissevool pikal perioodil pärsib konkurentsivõimet, sotsiaalne dumping, varjatud tööturg, kindlasti on varimajandust selles seltskonnas rohkem.
Ja nüüd viimane punkt, kus ma ei suutnud ikka kiusatusele järgi anda ja mõtlesin, et natukene räägin siin ka sellisest majandusteooriast teile. Selline väike majandusteooria lühikursus, umbes 3 minutit. Kuidas on siis erinevate kvalifikatsiooniga inimeste mõju kohalikule tööjõule? Ja selleks ma kasutan väga lihtsalt abivahendit, mida ma ikka ülikoolis kasutan, sellist joonist. Tegemist on neoklassikalise majandusteooriaga, tasakaalumudeliga, kus meil on tööjõu pakkumine, tööjõu nõudmine. S on siis tööjõu pakkumine, T on nõudlus, palgad, tööturg, tavaline nõudmise pakkumise graafik, mis peaks teile kõigile tuttav olema. Ja kui me nüüd räägime sinikraedest ehk siis vähe kvalifitseeritud tööjõust, siis ma arvan, et on suhteliselt mõistlik eeldus see, et sinikraede sissetulek või sissevool on seotud pakkumise poolega, ehk meil ei ole hirmsasti vaja täna kojamehi, labidamehi, hotelli teenindajaid. Nad tulevad nii kui nii. Nad kas ujuvad, ronivad üle, kaevavad alt läbi. Põhimõtteliselt on see seltskond, kes täna istub seal Prantsusmaa sadamalinnas ja ootab, millal saab veoauto peale hüpata. Need on need vietnamlased, kes Lõuna-Eesti metsas pidevalt ära eksivad. Ükskõik, mida me ei ürita teha, ehitame müüre, ka USA on ehitanud müüri Mehhiko piirile, see ei aita. See seltskond tuleb niikuinii, kas legaalselt, enamasti väga paljuski ka illegaalselt, ehk ta on pakkumise poolne. Vaadates nüüd seda tööturu graafikut, see tähendab seda, et pakkumine suureneb. Nõudlus ei pruugi nende puhul üldse kasvada, vähemalt esialgu mitte. Ja kui pakkumine suureneb ja nõudlus jääb samaks, siis väga lihtne majandusseadus ütleb, et hind läheb alla. Ehk siis mis juhtub? Juhtub see, et hõive küll suureneb, aga palgad alanevad. Ja mis juhtub kohaliku tööturuga, see on võib-olla kohaliku tööjõuga, see on võib-olla huvitav. Kui me vaatame nüüd seda joonist, siis kui ennem kohalik tööjõud oli hõivatud sellel tasemel, siis nüüd madalama palgaga on nõus vähem kohalikke inimesi töötama. Ehk siis see vahe on tööpuudus. Me tõrjume, kui majandusterminit kasutada, me tõrjume kohaliku tööjõu tööturult välja tänu sellele, et nad suruvad palgataseme alla. Rõhutan, eeldus on see, et see on pakkumise poolne. Et pakkumine suureneb, nõudlus ei kasva. Nüüd, kui vaadata valgekraesid ehk siis kvalifitseeritud tööjõudu, nüüd me räägime siin inseneridest, IT-inimestest, tulevikus võib-olla arstidest ja nii edasi, siis see on seltskond, kes ei eksi Lõuna-Eesti metsadesse ära, kes tulevad lennukiga, kui tulevad. Ehk tegelikult ma tahangi jõuda selleni, et siin käis läbi juba termin sõda talentide pärast. Meil on vaja neid inimesi, meil on hädasti neid inimesi vaja. Ja nad ei taha siia tulla, sellepärast, et esimene sihtkoht, sõltub nüüd valdkonnast, on Silicon Valley. Eesti on võib-olla seal, ma isegi julge öelda, mitmendas 100, ilmselt oleks öelda mitmendas 1000 sihtkoht, mis nagu eesmärgiks võiks olla. Tõsi, meie selline väljapoole kumav riigi kuvand on meie mainet väljapoole tõstnud palju kõrgemale, kui me tegelikult seda täna siin Eestis olles ise ette kujutame. Aga ikkagi me ei ole esimeste sihtkohtade seas. Ehk me peame minema välja ja need inimesed siia tooma. See on tegelikult väga oluline selline paradigma muutus, et ma ei räägi mitte sellest, et me peaksime võtma neid müüre maha, neid takistusi maha. Me peaksime minema ja neid inimesed otsima välismaalt üles ja nad piltlikult öeldes Eestisse tirima, meelitama, mida iganes. See on täiesti teistsugune suhtumine, täiesti teistsugune mõtlemine. Taani riik on seda päris edukalt teinud. Terve võrgustik on loodud üle rahvusvaheliselt, kes tegeleb ettevõtetele inimeste värvamisega välismaalt.
Nüüd, see tähendab seda, et kui me seda pilti vaatame, siis selle seltskonna taga on nõudlus. Meil on vaja neid inimesi. Ja kui meil siis õnnestub mõni inimene siia tuua, ehk ka pakkumine natukene suureneb, siis on ilmselge, et mitte kedagi ei tõrjuta kuskilt välja, vaid kogu efekt on pigem positiivne, lõppkokkuvõttes võidavad kõik. Kasvavad palgad, kasvab hõive, nende inimeste tarbimine, kõik nendega lootud töökohad tekitavad juurde ka neid madalamapalgalisi töökohti ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siit on nagu esimene vastus sellele küsimusele, et keda meil siis vaja on. See vastus on ilmselge, keda meil vaja on. Siin ei ole isegi midagi küsida või keda me peaksime sisse tooma. Nüüd, see on nii-öelda rände majanduslikud mõjud, sõltub nüüd natukene siis kvalifikatsioonist. Kui nüüd vaadata, tegeleda selle enesepettumisega ja vaadata natuke tulevikku, mis siis saab tulevikus, siis ma olen nõus. Aus vastus on, et ega me täpselt ei tea. Me näeme mingeid trende, me näeme mingeid arenguid, mis täna on toimumas. Ma toon lihtsa näite, ilmselt olete seda kuulnud, et kui eelmise sajandi alguses või üle-eelmise sajandi lõpus, 1800 lõpp, 1900 algus, arutati suurlinnade transpordiprobleeme, siis mis oli kõige suurem probleem? Kas keegi teab? See ei olnud isegi retooriline küsimus praegu. Ma vist kuskil kuulsin mainimast sõna sõnnik. Nii ta oli. 1894 Londoni Times prognoosis, et aastaks 1950 on Londoni tänavad kaetud 9 jala paksuse hobuse sõnniku kihiga. Nii on. Ja nii arvati ja neid näiteid võib veel ja veel tuua. Et tegelikult asjad muutuvad väga kiiresti. Vaadates natuke lähemat tulevikku, siis EAS, Majandusministeerium, HTM on välja pakkunud meie kasvuvaldkonnad, te olete kindlasti neid kuulnud, IKT, tervisetehnoloogiad, masina, sõidukitööstus, eriti peetakse silmas meie haagiseid ja väikelaevaehitust, logistika, keemiatooted, tõsi, põlevkivikeemia on praegu madalseisus täna nafta odavale hinnale, innovatiivne majaehitus, puidu väärindamine, funktsionaalne toit. Need on asjad, mida me näeme juba täna, kus me oleme konkurentsivõimlised ja kus peaksid need arengud toimuma ja kus nad ka tegelikult toimuvad. Aga kui natuke veel kaugemale vaadata, sest see on tegelikult tänase päeva peegeldamine homsesse, ütleme siis niimoodi, siis oluliseks saab tegelikult see teema, et missuguseid oskusi meil tulevikus vaja on. Ja on selge see, et tehnoloogilised uuendused tähendavad seda, et uusi oskusi on vaja kõikides valdkondades. Et kui ma olen küsinud tudengite käest, et võrdleme 95. aastat ja 2015. aastat ja öelge mulle üks amet, kus mitte midagi ei ole muutunud, siis tudengid jäävad tõsisesse raskustesse. Kuni sinnamaani välja, et isegi tänapäeval suuremates surnudes audu kaevatakse väikse ekskavaatoriga. Rääkimata kojameestest, kes käivad ringi tuuleluutadega ja koristajad on üldse, minu arvates on vaja magistrikraadi, et tänapäeva puhastusvahendites üldse orienteerida. Ehk siis meil on vaja kõigis valdkondades uusi oskusi ja teadmisi. Töökoht muutub järjest virtuaalsemaks. Lugesin just ühte artiklit, kus räägiti sellest, et üks nõutumaid ameteid tulevikus saab olema virtuaalsete meeskondade kokkupanemine, kes suudavad manageerida virtuaalseid meeskondi teatud projekti põhiselt, teevad asja ära, lähevad, teevad uue meeskonna, panevad kokku, toimetavad edasi. Innovatiivsed läbimurded tulevad valdkonna ülestest materjalide ja tehnoloogiate juurutamisest ja märksõnad on transdistsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus. Nüüd edasi, väga oluline teema on ka see, et kasvab inimeste enda vastutus oma oskuste arendamise eest. Natukene ma olen mures
ülikooli õppejõuna sellest, et meie suurepärased õppekava põhised erialad tulevikus ilmselt muutuvad oluliselt vähem tähtsaks, sest inimene istub kodus ja paneb ise endale kokku vajalikku paketti vajalikest õppeainetest erinevates ülikoolides. Me näeme, kuidas maailm selles suunas liigub. See on täiesti uus mudel, millega me peame kohanduma. Natukene sama, nagu täna juhtub taksonduses või hotellimajanduses. Kasvab tööjõu polariseerumine, väiksem osa kõrgelt haritud tööjõust omab väga suurt läbirääkimiste võimet ja rohkearvuline vähekvalifitseeritud töötajaskond marginaliseerub. Mitmegeneratsiooniline töökoht, 30 aasta pärast on võib-olla 4 generatsiooni ühel töökohal. See on täiesti uus lähenemine. Ühed mõtlevad kiiremini, teised aeglasemad, ühed on kogenumad, teised vähem kogenumad. Kuidas kogu see meeskond kokku panna nii, et sellest kasu tõuseks? Ja võtmesõna on üldpädevuste arendamine. Sellest on väga palju räägitud. Üldpädevused, ülekantavad oskused, seesama virtuaalne meeskonnatöö, kultuuride vaheline suhtlus, suurtest andmebaasidest, õige informatsiooni väljaotsimise oskus ja nii edasi ja nii edasi. Need võtmepädevused, mul olid selle kohta slaid, aga ma jätsin ta praegu kõrvale. Sellest on tegelikult väga palju kirjutatud viimasel ajal ja väga palju räägitud. On kindlasti ametid, kus robotid asendavad inimesi. Kui me räägime autotööstusest, räägime ka isegi juba lähitulevikus raamatupidamisest, andmete analüüsimisest. Aga on ameteid, kus me ei saa täna ja ilmselt ka tulevikus inimest masinatega asendada. Need ametid, kus masinad ei tule inimese asemele, on sellised ametid, mis vajavad empaatiavõimet. Õpetajad, politseinikud, juhid, paljud isikuteenused. Aga samas on väga palju selliseid ameteid, mis tulevikus kaovad. Ma ei taha nüüd küll kuidagi alavääristada, vastupidi, need inimesed teevad väga tublit tööd. Või ütleme siis nii, ei taha neile tulevikku väga mustades värvides maalida, aga lugupeetud tõlgid, kes minu juttu praegu tõlgivad. Ma tõesti pelgan, et 10 aasta pärast teeb selle töö ära juba masin. Täna on tehnoloogiad olemas. Meil on vaja tõlke ja vahendajaid pigem selleks, et erinevaid kultuure vahendada, kes ütlevad sulle, et jah, Hiinas annad visiitkaardi 2 käega, mitte 1 käega. On palju selliseid ameteid, kus masinad on efektiivsemad. Juba täna me näeme seda raamatupidajad, lihtsamad andmetöötlused, pikas perspektiivis ka autojuhid, see on juba ilmselge täna, see trend on väga ühesuunaline, siin tagasiteed ei ole. Ja kui me räägime jagamismajanduses, siis kaovad ära igasugused vahendajad. Me näeme täna, mis juhtub hotellinduses, mis juhtub taksonduses, muusikabusinessis, ka juba vaikselt finantssuhetes, kinnisvaramaaklerid. Kas on tulevikus neid vaja? Ma väga sügavalt kahtlen selles. Ja me näeme muidugi, nüüd tulles lähemale tänasele päevale, me näeme väga selgelt, et kadumas on odava tööjõu eelis Eestis. Võtsin lihtsalt mõned majandusarvud ja töötajate arvud seal. Me oleme kõik sellest kuulnud, tekstiil, õmblus, jalatsitööstus, ka mööblitööstus ja vaatame, kui palju seal inimesi on täna ja kui palju oli 20 aastat tagasi. Ja ma ei usu, et need trendid kuidagi ülespoole pöörduvad. Nii et kokkuvõtteks. Arvestades meie geograafilist asukohta ning seniseid arenguid, siis on päris selge, et Eesti ei ole tulevikus odav tööjõuga riik, seda me näeme juba täna. Me osaliselt suudame täna ennustada, mis hakkab juhtuma 10-15 aasta pärast. Mehitamata autod, iseteenindavad kassad, sularahavaba majandus, majutus, transport, teenust, uued vormid.
Jagamismajandus ei tähenda mitte ainult seda, et meil hakkab jääma tegelikult kuskilt tööjõudu väga palju üle, mis natukene leevendab seda probleemi, mis meil alguses siin üleval oli. Aga see tähendab ka tegelikult seda, et muutuvad ärimudelid, mille peale ilmselt teie kui ettevõtjad peaksite juba täna mõtlema hakkama. Ja loomulikult tekivad ilmselt täiesti uued arvud ja tegevusvaldkonnad, mida me täna ei oska ettegi kujutada. Nii nagu me 20 aastat tagasi ei suutnud ette kujutada, milliseks muutuvad mobiiltelefonid ja milliseid võimalusi äri edendamiseks kogu see uus keskkond ja uus tehnoloogia pakub. Ja lõpetuseks, ma loodan, et seda võib võtta ikkagi natuke nagu huumoriga, et milline on tuleviku töökoht. Meil on tulevikus vabrikus üks töötaja ja üks koer. Töötaja on selleks, et koerale süüa anda ja koer valvab seda, et keegi mitte ühtegi nuppu ei näpiks. Aitäh kuulamast!